sajandis okupeerinud, võitmatuna näinud ja tunduvale Nõukogude võimule. Ja paljud inimesed olid ise oma nahal kogenud. Ma usun, et tänapäeval on väga liivakas neid, kes teavad, mida see tähendab ja oskavad seda tulevatele põlvedele edasi rääkida. See vastupanu kätkes lisaks ka relvastatud vastupanule, olgu siis metsavenduse või soomepoiste näol, ka põhiseadusliku riigivõimu järjepidevust eksiilis. Aga mis kõige olulisem, Eesti omariikluse aadet ja selle väärtuse alal hoidmist, ma usun, et suurem osa meie rahva südames, mis päädis siis laulva revolutsiooniga ning Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisega 20. augustil 1991. Rapla kihelkonna ja selle kandi jaoks, kus me täna oleme, on see päev aga eriline. Eriline just seetõttu, et see maa, see piirkond on andnud kaks vaprat meest, Otto Tiefi ja Helmut Maandi, kelle sünnikodudki on vaid mõne kilomeetri vahega, kes olukorras, kus lootus Eestit päästa oli peaaegu et olematu, istusid koos teiste oma saatuse kaaslastega Läänemaa Puisse rannast kogunenud Eesti koguduste kolmane köögis, just nimelt 22. septembril 1944, et sealt fikseerida ära ja viia üle pere vabadusse teada Eesti järjepidevusest, Eesti Vabariigi püsimisest, selle olemasolekust. Tõsi, Helmut Maandi oli küll ainukene nende hulgas, kes jõudis selle teatega Rootsi ja andis teada nendele, kes ei uskunud, et Eesti on iseseisev riik ka jätkuvalt ja ta võiks kunagi selleks saada, andis teada, et meie rahval on määratud teistsugune saatus. Ja me keegi ei saa olla päriselt oma õnne sepadega saatuse sekistajad, aga me saame olla pereline oma maa. Ja kui meil on tahe seda maad armastada, austada, väärtustada, mitte seda maha müüa, kas iga hinna eest või mingisuguse väärtuse teeme eest, siis me tohime uskuda ja loota, aga ka paluda. Kirik on läbi nõukogude aja palunud, võib-olla mitte alati otseselt nimetades, aga kindlasti kaudselt teada andes, mis on ühe vaba rahva tunnuseks, ka siis, kui oma riiki ei ole. Ja mis on selle vaba rahva vaja teha, et ka see rahvas väärib oma riiki, vaba riiki. Ma usun, et ühe kõige ilusama mõtte on kirja pannud juba 2000 aastat tagasi apostel Paulus, üks vapper mees, kelle töö tulemusena hakkas levima ka kristlik kirik ja sõnum suures võimsas Rooma impeeriumis, kus keegi uskunud, et see väikene rahvakillukene ja selle väikese hulgaga suudab maailma muuta ja ometi sai see teoks. Efesuse kirja 3. peatükis kirjutab apostel nõnda, mis ei ole kindlasti ainult selle aja ja põlvkonna inimestele mõeldud, vaid ma usun samavõrra ka meile, kes me täna siin oleme. Ja ma loodan, et ka meie lastel ja lastelastel, kes alles tulevad siia sellesse maailma. Apostel ütleb, saage vägevaks issandas ja tema tegevuse jõus. Pange üle Jumala sõjavälustus, et te suudaksite seista turadi
otsima, kui te olete kõik teinud. Ja siis lisab otsese korralduse. Seiske nüüd ja teie mõjud olgu võetatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomuse. Ja teie jalgadeks olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Seda rõõmusõnumit rahust, et meie taevas on rahupäike, et me ei pea kartma, et ühel päeval võib ka meid, meie kodu ja kodumaal tabada vaenlase rõõm. Seda vabadust, seda rõõmusõnumit peame hoidma hinnas ja valmiks. Ja selleks, et meenutada väärikalt neid, kellel nii hästi ei läinud, kui meil pole korral läinud, aga kes tegid kõik selleks, et meie võiksime elada vabal maal, vabade inimestena ja et meie jalgadeks oleks valmidus mitte sõja, vaid rahusõnumit kuulutada kõikjal ja kõikidel inimestel maailmas. Sütleme täna siin nende inimeste mälestuseks, kes väärivad seda meenutamist. Reino Üürlad ja ma palun endisel riigiministril ja riigisekretäril Uno Veerikul tulla ja lugeda ette siis vastav Eesti Vabariigi presidendi käskkiri. Austatud siinviibijad, mul on hea meel osaleda teiega täna sellel tähtsa meenutuspäeval vastukorruvõitluse päeva tähistamisel Rakvere Maarjamaa kirikus. Mul on au ette lugeda Vabariigi presidendi käskkiri. Vabariigi presidendi käskkiri number 1, antud eriõiguse alusel 18. septembril 1944. aastal. Nimetame ametisse Vabariigi valitsuse järgmises koosseisus. Peaministri asetäitja ja siseminister Otto Tiit. Haridusminister Arnold Suski. Kaubandus- ja tööstusminister Rudolf Ennemann. Kohtuminister Johannes Lehtinen. Põllutööminister Kaarel Liinak. Rahandusminister Hugo Pärtel. Sotsiaalminister Orjan Sundberg. Teedeminister Johannes Mikko. Välisminister August Rei. Minister Juhan Kaatrile. Vabariigi presidendi käskkiri number 3. Nimetan riigisekretäri
Vabariigi Presidendi käskkiri number 8 nimetada õiguskantsleriks Richard Tüveli. Vabariigi Presidendi käskkiri number 9 nimetada riigisekretäri asetäitjaks Endel Liivisti. Jüri Uluots, peaminister, Vabariigi Presidendi ülesannetes. kõigi nende vahel, kes on ühiste ideaalide või eesmärkide nimel ühe lipu alla koondunud. Riik ja selle kodanikud koonduvad riigilipu alla. Erinevad organisatsioonid, ühingud, seltsid, koolid oma lipu alla. Ma soovin, et see lipp, mis täna siin on õnnistamisel, et see lipp võiks koondada enda alla kõiki neid, kes neid samu aateid kalliks peavad, millele tänane päevgi on suunatud, määratud ja mõeldud. Mitte ainult mineviku vaatamiseks, vaid tuleviku vaatamiseks. Meie tänase hääletuspalvuse alguses lugesime Apostel Pauluse poolt öeldud. Teie niuded on mõjutatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüüm ja teie jalgades valmidus kuulutada rõõmusõnumit rahus. Kippe sellele rahutule maailmale, sest rahu on see, mis võib võita kõige kurjama vaenlase. Ja nüüd palvetame, et Jumal võiks seda teie liitu õnnistada, et ta võiks kogu meie rahvast hoida õiges meenutuses, minevikku vaadates ja oma olevikku seades just nimelt läbi mineviku kogemuste tulevikku silmis pidades. Jumal, kõige osaluse alus
õnnista seda lippu ja tee selle lipu alla koondunud vägevaks sellistes püüdlustes ja liida kõiki, kes sellele lipule järgnevad, rahu ja üksmeele osaluses. Seda palume Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen. Ja meie tõusime palveks. Me täname võimaluse eest tähistada täna seda päeva, kus me mõtleme nendele inimestele, kes oma elu linnaga on meile toonud tänase laupäeva. Me mõtleme tänus maanteele, kelle kodukohta Sikelis paneme arvestusinfo lahti, et kõik sealt mööduvad inimesed võiksid meenutada, et mitte meie ei ole need, kes oleme alles seda oma maailma ajanud, vaid kõik need eelnevad sugupõlved on osa meil selleks, et meie võiksime olla õnnistatud rahvas. Aga õnnistatud rahvas võib olla siis, kui teie jalgteed on rattaid, et meil südame mõtted on liigid, et me ei lase kurjuse jõududel ja vaimudel, mis paljudes inimestes on tundunud ja seal hävitavat tööd teevad, meie rõõmu, meie usku, lootust ja armastust rikkuda ega hävitada. Ja sellepärast palume õnnista meie maad ja meie rahvast. Kõikidel järgnevate päevadel aastakümnetel, aastasadadel, kus lahkutakse. Õnnista kõiki neid maid, kes võitlevad selle nimel, et nemadki võiksid sellist päeva tähistada, aga meie täna, aga kes seda hetkel ei suuda või kellel ei ole seda võimalust ka ajaloos olnud, et sellist päeva luua. Ja täname seda eest, et meil on võimalus toetada neid, kelle taevas on rohkem pingisem kui meie oma täna. Me palume rahu Ukraina rahvale. Me palume rahu nendesse maailma paikadesse, kus võideldakse nende relvadega, mis vaid hävitavad, aga kus ei osata kasutada neid relvi, mis ühendavad, loovad ja parandavad. Ja nii me palume, kuula meid, kui me kõik oma soovid oma paluvad, oma mõtted täna, paneme sellesse palvesse, mida sinu poeg Jeesus Kristus on meid õpetanud ja ütleme kõik üheskoos nõnda kaasa. Issand, õnnistada teid ja hoidma meid. Issand, astuma pole kaitsta teid ja hoidma rahvale. Issand, tõstuma pole teile ja andma teile rahu, maailma Jumala.
Maandi järeltulijad, endised riigisekretärid, vallavanem, Sikeldi küla rahvas, koolinoored ja teised. Meeldejäävat ja loodan, et ka õpetlikku vastupanuvõitluse päeva. Vastupanu okupatsioonivõimule ja võitlus vaba Eesti eest algas 17. juunil 1940. Siis okupeeris Nõukogude Liit täna Ukrainas agressioonisõda pidava Venemaa eellane jõuähvardusel meie riigi. Vastupanu nii-öelda esimene faas lõppeski 79 aastat tagasi just täna, kui oli saanud selgeks, et mõned päevad tagasi loodud Otto Tiefi valitsusel puuduvad võimalused. Kindlasti mitte tahe kaitsta Eestit. Vabariigi valitsus otsustas jätkata võitlust suveräänse ja rahva enesemääramise õiguse alusel 1918. aastal loodud riigi eest vabas maailmas. Päev varem oli valitsus otsustanud lahkuda Tallinnast Läänemaale. Oli ju Punaarmee murdnud 17. septembril läbi Emajõe rindejoone ning hoolimata iseseisva Eesti eest võidelnute vastupanule liikus kindlalt Tallinna suunas. Relvajõudude nappust ei suutnud kompenseerida ka Soomest kodumaale naasnud 72-aastase eruadmiral Johan Pika eeskuju asuda Tallinna kaitsele. Taandumisega Läänemaale püüti organiseerida sõjakeerises segipillutatud Eesti üksuseid ja sellega pikendada relvastatud vastupanu jätkumist, kuid jõudu jäi väheks. Seejuures tahan rõhutada, et Tiefi valitsuse otsus taanduda pealinnast ja hiljem emigreeruda ei olnud allaandmine. Vastupidi, see oli vastupanu akt. Lihtne oleks olnud sõita laevaga Soome või Rootsi, aga ei. Nemad püüdsid viimase hetkeni hoida kas või pisikest, kuid faktiliselt eksisteerivat osa Eestist põhiseadusliku riigivõimu kontrolli all. Ja nüüd tagantjärele tarkusena see sai pea ka kõigile neile saatuslikuks. Tiefi valitsuse esialgsest 11 ministrist pääses okupatsioonivõimu repressioonide eest vaid 3. Vanimana välisminister August Rei, lisaks kaubandus- ja tööstusminister Rudolf Benno ning kohtuminister Johannes Klesment. Rahvusvahelise õiguse, aga ka Eesti põhiseadusliku korra seisukohast Eesti Vabariigi järjepidevuse jätkamiseks sellest peaaegu piisas. Miks peaaegu? Kehtib juba printsiip, et õigusrikkumine ei saa tekitada õigust. Asi selles, et lisaks juriidilisele konstruktsioonile oli vaja ka faktidega teostada Eesti rahva või rahva esindajate selget soovi oma riigipidamist jätkata. Ja siin tulebki mängu riigisekretär Helmut Maand. Üldteada faktina me oleme kursis, et just Helmut Maandil õnnestus ainsana viia vabasse maailma professor Uluotsa poolt antud otsused, sealhulgas Otto Tiefi valitsuse ametinimetamist sisaldav riigiteataja. Lisaks aitas Maandi taastada seda juba küll mälu järgi ja Rootsis Tiefi valitsuse poolt heaks kiidetud deklaratsiooni, milles anti teada Eesti riikliku iseseisvuse taastamisest ja valitsuse moodustamisest. Kuulutati Eesti käimasolevas sõjas neutraalseks ja protestiti Punaarmee sissetungi vastu. Mõlemal juhul oli just Maandi see, kes aitas tervele maailmale tõestada eestlaste vastupanu kestmist okupantidele. Maandi rolli põhiseadusliku valitsuse otsuste avaldamisel ei saa üle hinnata. Ja see sama eeskuju viimastel aastatel on oluline olnud ka mulle. Riigisekretärina nendel keerulistel kriisi aastatel valitsuse otsuseid ellu viia ja kommunikeerida. Siis mida me saame Helmut Maandi loost kaasa võtta? Ma arvan, kõige olulisem meile on just see, et milline võib olla ühe inimese roll Eesti iseseisvuse taastamisel ja meie tuleviku määramisel. Et see on näide sellest, kuidas saatus on meie endi kätes
meie igaüks võime oma tegudega õigel hetkel õiges kohas luua maailma. Tänu Helmut Maandi tegevusele sai Eesti taastatud 1991. aastal õigusliku järjepidevuse alusel läbi kõikide eksiilvalitsuste toimimise. Ja see peaks olema meile eeskujuks, et just see Eesti, mis meil tänapäeval on, mis on küll pisike ja armas meile, kuid on kogu maailmas, tuuakse näitena kui vaba, demokraatlikult juhitud, digitaliseeritud, moodne, avatud ühiskond. Üle maailma käivad siin inimesed õppimas, kuidas riiki pidada. Ja see, et me tänapäeval oleme sellise Eesti rajanud, põhineb ju ka väga paljude inimeste, Eesti inimeste tööl, poliitikud, diplomaadid, ametnikud, sõjaväelased, kultuuriinimesed, ettevõtjad. Kõik on seda Eestit teinud suureks. Ja Helmut Maandi oma tegevustega on innustanud meid kõiki. Austatud Helmut Maandi järeltulijad, austatud riigisekretär, austatud Eesti vabadusvõitlejate esindajad, külaelanikud, siinviibijad. Kus on teie sünnikoht? Millist kohta peate teie oma sünnikohaks? 15 aastat tagasi avati üle eestiliste riigipeade ja riigisekretäride sünnikohtade märkimiseks mälestuskivid. Mis pärast just sünnikogude juures? Suuri ja meile olulisi tegusid need mehed ju tegid ka mujal, näiteks pealinnas või ka väljaspool riiki. 15 aastat tagasi siin avati mälestuskivi Helmut Maandile. Sel ajal ütles toonane vallavanem Aare Heinve, et Rapla ei taha olla vald, kes ei soovi mäletada oma minevikku. Täna avatav infotahvel kinnitab seda soovi mäletada olulist. Samuti jagab see teadmine Eesti esimese riigisekretäri Helmut Maandi ja Eesti minevikust nii kohalikele kui ka kaugematele tulnutele. Et mäletamine ulatuks meie vallast kaugemale ja julgustaks tänased Rapla vallas tegutsevaid ja üleskasvavaid inimesi tundma, et ka nemad võivad olla korraga olulised nii kodukandile kui ka tervele Eestile. Mina pean oma sünnikoduks või lapsepõlvekoduks oma isa kodu Nõuritalu, mis on ka samuti siin lähedal. Minu kodu on Otto Tiifi sünnikodu naaber, mis täna kannab Sildemaa talu nime ja kuhu perekond Paidla püstitas sellele endisele riigimehele mälestusmärgi. See on juhus, et saatus on minu sünnikodu toonud just siia, Maandite ja Tiifide perekonnakodude lähedale. Aga nende mälestuse lähedusest on minul ja ma usun meil kõigil õppida. Helmut Maandi ei olevat pidanud oma eluajal lugu austusavalustest. Aga oma poja Jaak Maandi sõnul pidas ta lugu oma kodukohast, sünnitalust ja hoidis selle mälestust. Ma usun, et ka kõige parem auavaldus on peale sellel infotahvel kajastatud valla ja riigiloo mälestamisele härra Maandi eeskujul pidada oluliseks ja mäletada kohta, kus me oleme sündinud ja üles kasvanud. Nii anname olulise panuse nii endi kui ka oma riigi tulevikule. Elagu Eesti! Õnnistab Rapla õpetaja Mihkel Kukk. Osa
pühakiri ütleb, et mälestus õigest jääb õnnistuseks. Kui me täna oleme selle tahvli avanud ja pühitseme ühe õiget asja teinud ja oma tegevuses näinud ka õnnestumist, siis ma arvan, et Helmut Maanti elutee ja elutöö, aga kõigi nende teiste oma, kes koos temaga seda tööd tegid, siin on ka eraldi veel Otto Tief välja toodud, aga kindlasti need inimesed, kes nii tollal kui hiljem on seda sama liini jätkanud, omal kombel, oma võimaluste või teinekord ka võimatuste juures, on saanud meile õnnistuseks, meie rahvale õnnistuseks ja ma usun, et siit on hea edasi minna. Ja minule antud ameti meelevallas selle kihelkonna hingekarjasena õnnistan ja pühitsen Helmut Maandi kodukohas temale, tema mälestusele, tema tegevusele pühendatud stendi kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Mälestus õigest jäägu alati ja kõikjal õnnistuseks. Austatud koosolijad, siin selles kohas on minul paar väikest mälestus ja nimelt juhtus siin see, et ma olin väikse poisina siin, kui peeti jaanipäeva umbes 80 aastat tagasi. Jaanituli oli siin, täpselt siin selle koha peal, tuli oli juba kustumas, tukid olid kusagil ja vaat üks suurem naabritüdruk, tegelikult Kaasiku Velda, katsus mind sülle võtta ja no väike 7-aastane poiss ei taha ju, rebisin ennast tahti ja kukkusin, komistasin sinna tulle tukkide peale ja sellest jäi mul väga pikk mälestus, kuna põlved siit olid kõik armides veel mitu aastat. Nii, kuidas me siis siia niimoodi sattusime? Nagu kõik nüüd on kuulnud, siis minu isa Helmut on siin sündinud, aga tegelikult on meie suguvõsa nii kaugele, kui see võib viia, on pärit Raikkülast. Seal on ka üks Maandi talu olemas. Ja Raikkülast tuli üks haru Kabalasse ja Kabalas hakkas siis minu vanaisa Mart veskit pidama. Ja kui Kabala veski põles kunagi sajandi vahetusel, siis põles maha, tehti küll uus, aga tema siis rentis selle siinse Sikeldi veski ja hakkas siin. Ja sellepärast on siis nagu tema pojad, vähemalt 2 nooremat, siin sündinud. Need 3 poega olid Eduard, Helmut ja kõige noorem Arnold. See perekond elas alguses siin veskis, täiesti veskis, võeti küsida, et kuidas saaksid veski kere sees elada ja sündida said, aga tegelikult oli veski ümber, oli nagu kraena, olid nagu toad veel. Nii et seal vähemalt isa on seda nii joonistanud, mina seda ei mäleta, kui mina siin olin, siis sellest midagi alles ei olnud, võib-olla natuke kivimüüre või midagi taolist, aga nii see ilmselt oli. Ja veski käis ja Mölder töötas kuni ilmasõja lõpuni ja kui tuli siis maareform ja tükeldati see mõisamaad ära, siis sai Mart, kuna tal oli 3 poega, ta sai omale võtta 3 talu. See siin on Veskimäe talu, see on see veski ümbrus ja see seal, mis on üks vana mõisalaut. Ja vana Mart ehitas sellesse mõisalauta tegelikult omal täiesti uue elamise, seal olid eluruumid, seal olid aidad, seal oli ka loomadel ruumi ja heinad ja kõik muu, mis talu juurde kuulus ja see siin jäi nüüd maha ja sellest ajast on ta nagu need väikselt niimoodi lagunenud, aga siin sai nagu öeldud jaanituld peetud ja siin olen mina võib-olla suurem osa oma noorepõlve suvesid veetnud ja mänginud siin teiste naabrilastega. Teised krundid või teised maatüksused olid Salumäe, selle päris minu isa, see on seal teispool meiereid ja 3. Eduard võttis omale Nõmme pere, mis asub seal umbes 1,5 kilomeetri siit sinnapoole.
ja niimoodi siis see pere siin elas ja toimetas. Helmut, nagu teada, läks kooli ja läks poliitikasse, sai Riigikokku ja nii edasi, aga siis tulid rasked ajad. Esimene okupatsioon läks suhteliselt kergelt mööda, aga teise ajal siis hakati juba aktiivsemalt siin poliitikat tegema, selles mõttes, et organiseeriti ennast ja loodi 44. aasta talvel või kevadel, veebruar-märts, keegi täpselt ei tea, organisatsioon nimega Eesti Vabariigi Rahvuskomitee. Ja Rahvuskomitee oli see, mis tegelikult hakkas või mis moodustati selleks, et ükskord Eestis, kui Eesti vabaneb, siis oli Saksa okupatsioon, siis see võim üle võtta. Ja sinna kuulusid igast demokraatlikust erakonnast 2 liiget. Helmut Maandi oli seal asunike erakonna 1 liige ja sellele 8 lisati siis vastupanugrupid Tallinnast ja Tartust. See organisatsioon tegutses mõnda aega, kuni selle nimed sattusid Saksa okupatsioonivõimude kätte ja siis kuulutati need kõik tagaotsitavast, arreteeriti suurem osa liikmetest. Helmut Maandi oli üks nendest, kes pääses. Ja pääses arvatavasti selle tõttu, et meie elamine Tallinnas oli põlenud märtsi pommitamisel. Tal ei olnud aadressi, kus teda otsida ja see võttis päeva 2 aega enne, kui nad nagu, või tema oli õigemini paar sammu ees, et nendest, kes teda otsisid. Siis ta tuli siia ja varjas ennast nendes tuttavates taludes, näiteks Kaasikul seal oli Kaasiku pööningul, kui tema tagaotsijad tulid teda kinni võtma, tükk aega olid Nõmmeperes, ka sinna tuldi järele otsima, aga ka sealt sai ta metsa ja veel kaugemal sinna Tõnutalus, seal Mõisaaseme külas, kus ta ka oli niimoodi, et politsei käis, aga politsei otsis hoopis viinaaja ja ei teinud temale midagi. Nii, sellega siis, nagu ütleme, siis on teada see, kuidas meie siin elasime või mis on see meie seos selle kohaga. Ja nagu riigisekretär juba ütles, siis oli ja või ka Valane ütles, et see koht, see Rapla, see oli temale väga tähtis. See oli nii tähtis, et kui mina nagu geograaf ja vaatasin kaarte ja niimoodi, siis isa tuli mööda, vaatas, et kas Rapla on peal. Ma ütlesin, on küll, ja siis hästi, vaata edasi. Nii et niisugune Raplaga seos oli temaga kaasas terve elu. Nüüd see tagaotsitava periood, see kestis ju 5 kuud, kus ta siis niimoodi liikus ringi, käis koosolekutel, kuni siis lõpuks tuli siis see Uluotsa otsus, et valitsust võib välja kuulutada, siis kutsus Tiit teda riigisekretäriks ja temast sai Tiifi lähim kaastööline tegelikult. See, nagu teada, see valitsus sai ju aktiivselt tegutseda ainult 5 päeva. 18. oli see Uluotsa otsus, 20. trükiti see esimene riigiteataja, mille trükkimist korraldas Helmut Maandi ja 22. oli selle valitsuse viimane ametlik koosolek. Valitsus oli Puise rannas ja sealt oodati siis seda võimalust Rootsist paati saada. Rootsi paat oli üks osa sellest Rahvuskomitee tegevusest, kuna Rahvuskomitee suurem panus võib-olla ongi just see, et avati tee lääneliitlaste juurde. Sellega, et võeti kontakti Eesti saadikutega Helsingis, Stockholmis, Londonis, ka siis, kui neid saadikuid tollal need võrrustajad ei tunnustanud, siis olid saadikud olemas ja saadikutel olid omad kontaktid ja selle kaudu nagu tekkis see kontakt, mille üks osa oli see, et nad said omale raadioaparaadid võimalus ühendust pidada ja ka selle paadi, mis käis, tegi 6 reisi edasi-tagasi ja 5 Eestist inimesi. Nüüd, miks isa siis oli ainukene, kes sealt sellest Tiifi kambast pääses, oli see, et kui Vene front oli tulnud juba nii Puise ranna lähedale,
siis nähti, et suurem, et on arvatavasti võivad nad kõik puntis seal kinni jääda ja otsustati, et lähevad laiali. Aga paar tükki nendest jäid randa, mõtlesid, et rannas on ikka võib-olla võimalik midagi leida. Ja selle niisuguse otsuse tegi ka isa. Ja siis sai ta kuulda, et natukene eemal laidude peal on veel olemas paate, mis ole väljunud tormi tõttu. Kalurite väiksed paadid, mis ei olnud eriti merekõlbulikud. Ja üks kohalik mees juhatas talle, kuidas sinna laidudele minna. Isa läks läbi vee umbes 2 kilomeetrit Tauksi saarelt edasi Liia laiule. Ma lisan siia, et isa kui sisemaa mees ei osanud ujuda. Vähemalt mitte nii, et see oleks ujumise nime väärt. Aga seda ujumist õppis talle hiljem. Ja igatahes läbi ta sai ja seal Liia laiu peal olidki need paadid ja ühe paadi nagu peamees oli Raplamees Rudolf Rosimannus, kes oli mere peal leitnant ja sellena oli nagu saanud endale ühe paadi nii-öelda kui üks meretundja mees. Tema kaudu sai siis isa ka sinna paati. Koha paat ootas vist 4 päeva, kui torm oli natukene vaibunud juba ja siis sõitsid välja, jõudsid Soela väina, tähendab Hiiumaa Saaremaa vahele, seal tuli vastu see hilinenud Rootsi paat, mis oleks pidanud valitsust ära tooma. Rand enam minna ei saanud, kuna rand oli hõivatud ja pealegi oli Tiifi meeskond suuremad osad, Tiif ise ka rannast lahkunud. Siis sõideti ringi ja korjati inimesi teiste laidude peal ja sõideti Rootsi. Ja nii jõudis 1. oktoobril isa koos selle riigi teatkaga, mis tal oli mütsi sees, ka Rootsi sai kokku Uluotsaga, kes oli haige, suremas ja sai Uluotsale raporteerida, mis oli juhtunud. Ja isa võib-olla kõige olulisem roll ongi see, et ta on nagu olnud selline sõnumitooja, et ta tõi selle sõnumi välja ja siis avaldati ka tema ülevaade sellest toimunust 55. aastal Rootsis ja 88. aastal ilmus see ka midagi sarnast loomingu numbris. Looming 88 number 10, et kui kellegi see kodus on, vaadake, seal on seal jutt. Aga see täpne jutt, mis on isa poolt kohe kirja pandud, see on olemas ka nüüd ära trükitud ja see on akadeemias. Nii et palun lugege, sealt saate ühte kui teist teada ka seda, mis juhtus siin Raplamaal. Aitäh, elagu Rapla! Sõna saab Riigikogu liige härra Anti Poolamets. Palun. Mul on täna suur au üle anda mälestusristid ja teenete märgid järgmistele isikutele. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Rapla ühendus tunnistus. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Rapla ühendus annetab Aare Hindremäele hõbeteenete märgi, truudus ja au. Eesti eest! Ja nüüd on mul au üle anda sama Rapla ühenduse hõbeteenete märk härra Aadu Jõgiaasale. Nüüd ma annan üle Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi mälestusristid. Esmalt annan ma üle sõjalistes tegevustes osalemise eest iseseisvuse taastamisel mälestusristi 1991 mõõkadega üle Manivald Kasepõllule.
Eesti eest surmani. Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsi mälestusrist 1991 mõõkadega tunnustab Ala Reichet mälestusristiga. Eesti eest kuni surmani. Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts tunnustab mälestusristiga 1991 mõõkadega sõjalistes tegevustes osalemise eest iseseisvuse taastamisel Tiit Põderit. Eesti eest surmani. Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts tunnustab mälestusristiga 1991 mõõkadega sõjalistes tegevustes osalemise eest iseseisvuse taastamisel Marek Nummu. Eesti eest surmani. Eesti Kodukaitse Ajaloo Selts tunnustab mälestusristiga 1991 mõõkadega Rein Korki. Eesti eest suppu lõpuni. Ja üks mälestusrist veel Eesti Kodukaitse Ajaloo Seltsilt. See on tänane teine tänuavaldus, aga ka põhjusega, sest kui mõni noorem inimene siin ei tea, siis Aadu Jõgiaas minu paremal käel on olnud mees, kes 91. aasta riigipöörde katse ajal andis väga erilise panuse Eesti iseseisvuse kaitsel ja samamoodi on ta olnud väga erilise panusega Eesti lähiajaloo mälu hoidmisel ja sellepärast ka minu eriline tänu veel omalt poolt Riigikogu vabadusvõitlejate ja represseeritute toetusrühma esindajana. Aitäh, Aadu, sinule mälestusrist 1991 mõõkadega. Võib-olla ma olen tänu sinule elus, sest kui Vene tankid oleks jõudnud raadiomaja juurde, siis meie Tartu poisid oleks pidanud selle lahingu vastu võtma. Suur tänu! Siin on täna palju räägitud vastupanuvõitluse päevast, Otto Tiefi valitsusest ja teistest meestest. Ma tahan öelda mõne sõnaga seda, mida on tehtud alates Eesti Vabariik 100. juubeli tähistamisest ja mis on veel plaanis. Raplamaal on siin väga palju ära tehtud. On tehtud ka vabadussõja osalenute ja vabadusristi kavaleride haudade tähistamisest vastava tähisega. On tähistatud 20. augustil 2021 major Ants Sirvelaane hauda on tähistatud vabadusristi tähisega ja ka leitnant Georg Zimmermanni. Nii palju Georg Zimmermannist, et see Georg Zimmermanni obelisk seisis terve nõukogude aja puutumatult, kuna seal ei olnud märgitud, et ta on vabadusristi kavaler. Nad on praegult Rapla kalmistul, ühel pool on Ants Sirvelaan, teisel pool on Georg Zimmermann üle tee.
siis on tähistatud ka suvesõjas osalenud meeste mälestust. See oli 3. augustil 2022, kui püstitati Järlepasse infotahvel Järlepa lahingus osalenutele mälestuseks. Siis 2020. aastal 18. juulil avati Rapla kalmistul koostöös Eesti õhuväega Eesti õhuväe ohvitseri leitnant Endel Raba hauatähis. Endel Raba oli ka Eesti õhuväe ohvitser ja oli ka 11. lahingugrupi lendur, kes tegutses Eesti kaitselahingutes nii Sinimägede ruumis kui ka Emajõe ääres. Tuleval aastal möödub 80 aastat Eesti kaitselahingutest, Eesti valitsuse, Otto Tihvi valitsuse moodustamisest ja seda ma loodan, et Raplamaal saame tähistada, avades ka Otto Tihvi kodutalo juures samasuguse infotahvli. Täna on mälestamise, aga meie põlvkonnal ka tänamise päev. Täna hommikul heisati pidulikult riigilipp Toompeal ja seda tegid noored inimesed. Täna kell 10 oli mälestusteenistus ja mälestuspalvus Otto Tihvi kalmul, kelle kõrvale on maetud ka haridusminister Arnold Susi ja kuhu 2012. aastal paigaldati kenotaaf, kus peal 7 nime. Nimed, kellel haud puudub, ehk et kes on okupantide poolt mõrvatud ja teab, kuidas võõras mullas puhkab. Kell 10 toimus mälestusteenistus ka Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnute mälestuskivi juures Pärnus Vabaduse pargis. Kell 10 oli mälestusteenistus peaminister presidendi ülesandeis Jüri Uluotsa kalmul Kirblas. Jüri Uluots maeti ringi Eesti territooriumile 2008. aastal ja seda Vaba Eesti päeval 31. augustil. Enamus meist arvab ja mõtleb, et see on Jüri Uluotsa teine haud, teine kalm. Aga siinkõneleja vaatas ajaloost pilte, uuris, vaatas ja uuris. Ja kuidagi on nii, et Jüri Uluotsa matustest on pilte lumega ja on pilte ilma lumeta. Ja see ei andnud rahu. Ja siis selgus, et ajalehes Väliseesti Teataja 1. aprill 1945 on sellest väike kirjutis. Ja kirjutab niimoodi: neljapäeval toimus lähedaste ja sõprade vereringis Jüri Uluotsa matus Sõdra kalmistult Stockholmi metsakalmistule, kuhu perekond oli ostnud väärilise kalmuplatsi. See tähendab seda, et Jüri Uluots suri ju 9. jaanuaril 1945 Stockholmis ja ta maeti tema 55. sünni aastapäeval ehk 13. jaanuaril 1945. Kõlab kurvalt, aga see oli eestlaste kokkutulemine Välis-Eestis ja see oli esimene kokkutulemine, kuhu kogunes hinnanguliselt üle 1000 inimese Uluotsa matusele siis 13. jaanuaril. Ja nüüd 27. märtsil maeti tema ringi uuele ja väärilisele kalmistule ja juba aasta pärast näitavad pildid, et see sama kalmukivi, mis on paigaldatud
Kirbla kalmistule, see on seesama kivi, mis toodi ka üle Kirbla kalmistule. Juurde on lisatud väiksed sedelid, et kes oli Uluots ja millist ülesannet ta täitis Eesti Vabariigi ajaloos ja valitsuse juures, aga kivi on see, mis tuli koos tema säilmetega Eestisse. Kirblasse on maetud ka tema poeg ja tema abikaasa. Tema tütar Viia abiellus, asus elama Šveitsi ja 87. aastal seal sureb ja on ka sinna maetud. Riigikantselei kodulehel on kõik tänase päeva sündmused ilusasti kirjas. Täna siin toimuv sündmus, täna Rapla kirikus toimuv sündmus, edasised sündmused ja sündmus on ka kirjas selline, et homme 23. septembril leiab aset taaskord ja seda juba 5. korda toimub suurpõgenemise mälestuspäev Puise rannal. Seal palume teil kõigil kohal olla hiljemalt kell 11:30. Parkimine on 400 meetrit eemal, bussid jäävad küll tee äärde, aga sõiduautod pargime eemale 400 meetrit. Seal leiab aset ilus sündmus ja oleme kõik sinna oodatud. Sündmuse korraldaja on siinkõneleja. Aga ma olen sügavalt veendunud, et 2 järgnevat tsitaati sobivad taoliste sündmustele ikka ja alati. Meie väikese rahva ajaloos on seiku, mis on nii võikad ja ülekohtused. On loomulik, et Eesti eest elanud ja elu andnud inimeste mälestuseks on taolised sündmused asjakohased. Ja selle jaoks me olemegi kokku tulnud, et mäletada ja mälestada. Ja teine, ma usun ja ma arvan, et kõik Eesti eest elanud inimesed ja elu andnud inimesed vaatavad taolistel puhkudel pilvekirjilt alla, nad vaatavad meie peale ja nad on meile tänulikud. Nad vaatavad selle pilguga alla ja ütlevad üheskoos meile kõigile, sõbrad, meie võitlus ei olnud asjata. Tänan teid siia tulemise eest, siin olemise eest. Täna edasi järgmistel sündmustel, homme Puises ja nii edasi. Aitäh meile kõigile, et me hoiame Eestit. Aitäh! Aga sündmustel tänatakse ja tunnustatakse ka neid inimesi, tänu kellele sündmus aset leiab ja sündmus toimuma saab. Sündmus ei ole mitte ainult see, et inimesed tulid kokku ja tegid selle sündmuse ära. Keegi valmistas seda sündmust ette, keegi nägi vaeva, keegi tegi tööd. Ja nüüd me anname üle tänase sündmuse korraldamise eest tänukirjad nendele, et teile jääks ka mälestus ja et teile jääks ka nägemus, kes selle sündmuse meieni tõid. Kõigepealt annab üle Vabadusvõitlejate Liit ja siis Eesti Endiste Metsameeste Liit. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu nimel annan üle tänukirja Aare Hindremäele. Tunnustame teie kaasabi riigisekretär Helmut Maandi mälestuse jäädvustamisel 24. september 2023. Ma tänan. Austatud perekond Paluoja, tekst on sama. Austatud perekond Reede. Austatud Rait Talvoja. Austatud Rein Berlocco. Austatud Tõnis Tõnisson. Austatud Fredo Kivimurd. Austatud Ulvi Lander.
Ja me jätkame siis nüüd tänukirjade üleandmisega. Eesti Endiste Metsavendade Liit tänab ja tunnustab. Austatud Jaak Maandi, tunnustame teie kaasabi riigisekretär Helmut Maandi mälestuse jäädvustamisel. Jaak Maandi. Jaa, aga materjal ja kõik muud sinna. Aitäh, suur tänu. Aitäh. Suur tänu. Pesma OÜ. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rapra Maarja Magdalena kogudus. Riigikantselei. Ja Alukool. Sellega on meie tänud ja tänamised lõppenud. Manivald Kasepõld jätkab. Aitäh!
vaadake kõik drooni. Üks pilt veel. Nii, vaadake kõik drooni.